Ja aeg on teha juttu meie nädala tegijaga ja selleks on täiesti mitte geniaalne inimene ja võin vabalt nii öelda, seepärast, et kohe kuulete miks. Selleks on 38-aastane Blondi Bennett. Tema on selline naisterahvas, kes juba lapsepõlves hakkas mängima Barbie nukkudega ja hakkas siis tegema nii-öelda operatsioone, et võimalikult Barbie moodi välja näha. Ta on käinud 5 rinnaoperatsioonil ning praeguses kannab ta mingi rinnahoidjad, mingi suuruses 32 jott, whatever see tähendab. Ja lisaks kasutab ta kunstpäevitust, botoxit, huulte täitevsüste ja et tahab rohkem ja rohkem kunstlikum välja näha, sõidab Corvettiga, aga sellest on talle veel vähe. Nimelt 38-aastane inim-Barbie käib siis arsti juures, et muuta ennast, et lahti saada oma mõistusest. Kuna Barbie nukul mõistust ei ole, siis ta käib hüpnoteraapias ja ta on käinud seal juba üle 20 sessiooni ja ta ütleb, et ta tunneb ennast juba väga hästi, ta on täiesti hajameelne ja rumal, nagu üks blond Barbie on. Ja hiljuti käis ta näiteks sõbral lennujaamas järel ja talle ei tulnud meelde, kas pidi minema saabujate või lahkujate osakonda. Kord ekslesin teel 3 tundi, kui sõitsin ema juurde majja, kus üles kasvaneid ei leidnud ja üles ei mäletanud. Ja ta ütleb, et inimesed võivad kritiseerida palju tahavad, kuid tema lihtsalt on selline, et tahan, et mu elu oleks täiuslik, tahan ainult olla ilus, shopata ja tegeleda enda kaunistamisega ja mitte millegipärast muretsema. Selline on siis Blondi Bennett. Ja me oleme helistanud Blondile. Tervist! Tere! No kuidas läheb? Ei oskagi nüüd öelda, kuidas läheb, et juba unustasin ära. Aha. Tead, minu jaoks ei ole see, emotsioon oluline. Minu jaoks on oluline, kui ma saan shopata ja sõita autodega. Olete alustanud siis hüpnoteraapiaga, et ennast rumalamaks teha? Minu arust on natukene ülepingutatud selle suure tarkuse kultusega, mis igal pool on, et mine ja õpi ja mine tagasi kooli ja vaat ei ole vaja sellist asja. Päris palju lihtsam on olla rumal, sest et siis inimesed ei eelda sinust midagi, keegi ei küsi sinu käest nõu, keegi ei küsi teed, ma vihkan, kui keegi minu käest teed küsib, ma ei tea isegi, kus ma lähen tihti peale, kuidas ma tean, kuhu teie peate minema, ei tea. Ja vaata minu arust sellepärast on niisugune rumaluse propageerimine isegi tänuväärne tegevus. Ma arvan, kui mul meelest ei lähe, siis ma plaanin endale lasta ka isegi väikese ordeni opereerida rinna peale. Ordeni? Mulle tundub natukene, et see hüpnoteraapia on mõjunud teile niimoodi, et pigem nagu unustate asju ära, mitte ei muutu nagu lollimaks, vaid muutute nagu hajameelsemaks. Või on teil nagu mingisugused tarkusi olnud, mida te enam nagu absoluutselt ei valda? No võtte ka ei ole. Mul on lapsepõlvest peale ikkagi selline rumal olnud, nii et selles osas väga palju muutunud ei ole. Ja hajameelsus tuleb rumalale inimesele ikka ainult kasuks. Sest et nii saad väga pikad ja tugevad jalad endale, kui sa oled rumal ja hajameelne. No tihtilugu on, unustan ju ära, et mitmendal korrusel ma elan. Ja siis ma muudkui kõnnin mööda treppe üles-alla, ei näed, ei tule, vist ma ei ole minu majagi. Nii, jah. Kelle telefoniga ma üldse räägin praegu? Raadio 2 on siin. Ei mäleta. See on teie telefon, millega teie räägite. Aga kuidas teie minu telefoni sisse saite? No vot, see on trikk. Oi. See on maagia. Küll väga põnev. Kas te ei karda, et te nagu lõpuks mingi täiesti nagu muutute mingi täiesti teovõimetuks idioodiks? No mina ei mäleta selliste raskete sõnade tähendust ja ma olen ise alati unistanud sellest, et saada ajuvabaks. Ajuvabaks? Tahaksin ajuvabaks inimeseks saada ja praegu tundub, et mul läheb kõik selles suunas väga hästi. Mulle tundub, et see on täiesti õige suund, mida te ajate, sellepärast, et te ju ei muretse maailma globaalsete murede pärast. Näiteks, kui ma küsin, et kas olete rohkem mures Ukrainas toimuva pärast või vihmametsade kadumise pärast? Kui mina saaksin Miss Universumiks, siis ma võitleksin maailma rahu eest. Ja. Aga Ukraina või vihmametsad?
vot ei, nüüd pean ütlema, et ei ole meeles. Ei, praegu momendil ei tule meelde. Aga sellest ei ole ka samas mitte midagi, sest et mina võin seda endale lubada, kuna olen rumal. Kas teil on ka kas teil on boyfriend või mees või abikaasa või? Sellega asjaga on ka niimoodi, et mul on Ken. Aga ma ei tea, kus ta jäänud on, sest et tundub, et viimasel ajal olen ta kuskile unustanud ja ega temagi väga ei hiilga siin sellise, ega ta professor nüüd ei ole, kui te mõistate, mis ma tahan sellega öelda. Ära on kadunud. Mida te koos teete tavaliselt nädalavahetuseti? Ei saanud aru, jah? Praegu ei jõudnud kohale. Kui te saate kokku, mis te teete siis? Kui te olete ühes... Nüüd midagi jäi nagu mul nagu hakkis või kuidagi, et ei saanud aru jällegi. Kui te näete üksteist ja näed... Keda? Seda Kenni näed. Vabandust, nüüd praegu jällegi tunnistan, et olen rumal. Mis Kenni? Meest. Minu Kenni, ja. Kui te saate kokku üksteist näete, mis te teete omavahel? Kuidas te veedate aega? Meil on nagu see, et meil iga kohtumine on nagu uue inimesega täiesti, sest et vaata, ega eelmine ei jää ju meelde ka ja ega me teeme rumalaid asju koos. Teeme koos, ostame asju ja siis unustame neid poodidesse tihtilugu ja siis peame jälle mitu korda käima aga mis seal ikka, tõesti, Blondi suur tänu teile ja soovime teile siit Raadio 2 hommikusest reedest ka palju toredat kõike. Aga küsin võib-olla teie jaoks rumala küsimuse, miks te seda kõike teete? Teile helistasime ja? Jah. No lihtsalt, et küsida teie käest küsimusi. Head aega! Head aega! Kas ma pean nüüd head aega või tere ütlema? Mul ei ole meeles. Öelge, mis tahate. Head aega! Head aega! Head aega! Head aega! Head aega! Head aega!